Tere, Lauri. Tere, Kristo. Räägime andmetest. Räägime andmetest. Ma alustan jälle kiire küsimusega, Nii. millega ma täna otseselt kokku puutusin. Kas sa tead, kui palju on HTTP staatuskoode? Et küsid kuskilt API-st midagi, et kui palju on neid erinevaid staatuskoode, mis juhtuda võib? Pakun, et kõik kokku erinevaid äkki on mingi 40-50 kanti. Googledasin 63 tükki pidavat olema, aga see sõltub jällegi, et kas sinna arvestatakse juurde mingisugused asjad, mida ainult AWS on implementeerinud ja muud taolist. Ja siis nendest 63-st, et mitut on mõtet uuesti proovida, kui sa mingi vea saad? See on paras pähkel. No kõik neist ei ole kindlasti veakoodid ka, eks ole, aga mis seal, kui sul on, oleneb, kas keegi seal taustal on midagi vahepeal ära parandanud, et teoreetiliselt on neid kõiki ju mõttekas uuesti proovida, kui sa veateate saad ja keegi vahepeal jõuab ära midagi parandada, aga ma pakun, et äkki mingisugune 3-4 on sellised, mis seal on mingi 500 ja midagi sellised äkki, mis võiks nagu parandatud saada vahepeal. Põhimõtteliselt jah, et ma guugeldasin ringi, et me proovisime kõike uuesti, aga sellel ei olnud mingisugust mõtet, et kui sul on bad request, et katkine URL, et sul ei ole mõtet seda uuesti proovida. Või meil oli see juhus, kus meie teenuse IP-aadress ei olnud lubatud selles kohas, kus me pärisime, seda ka ei ole mõtet uuesti proovida. Ja siis internet pakubki, et umbes 7 tükki olenevalt teenusest. Umbes timeout või liiga palju päringuid liiga kiiresti või midagi muud taolist. Et siis ma hoopis tegin niimoodi, et ma paningi sinna need 7 tükki sisse, et ainult nende puhul proovi paar korda uuesti ja siis näita seda viga välja. Kas sa... Tundus huvitav. Jah. Kui on see 417 I'm a teapot, kas seda peaks uuesti proovima, et äkki muutub kohviks või? See ei ole nende hulgas, mida uuesti proovida. Selge. Ma alustaks sellise teemaga, et võib-olla kui nüüd ütleme, millega võib-olla neid API päringuid üldse teha, et on palju erinevaid andmetööriistu ja kuidas sina näed seda, et tegelikult neid tööriistu vahetatakse minu hinnangul keskmiselt sagedasti välja ja ma näen ka nagu teiste juttudest, et andmetööriistad tihtipeale ei ole võib-olla pikaaegsed. On sul, mis sinu nagu kogemus on olnud sellega? Et mis põhjustel näiteks oled sa vahetanud mingeid tööriistu välja või kuidas sa näed, et saaks vältida seda, et kas on mingid nipid, et ei peaks tööriistu välja vahetama või mis need põhjused siis seal taga sinu hinnangul on? Seal ma täna hommikul, kusjuures rääkisin ühe inimesega oma tiimist sellest pikemalt, et seal tundub olema 2 poolt. Üks on vajaduspõhine ja teine on lihtsalt tahtmine midagi teha. Et ma tulen selle teise poole juurde tagasi, et sa küsisid pigem selle vajaduspõhise osa kohta. Ma arvan, et see vajaduspõhine, et see jaguneb ka ilmselt erinevateks vajadusteks, et kui sul on üks vend ettevõttes, kes tegi midagi ja siis läks minema, siis võib-olla on mõtet nagu välja vahetada tööriist või kui sa leiad kellegi asemele, kes oskab seda asja migreerida ja see ei ole nagu väga hull töö ja võib-olla uus tööriist on odavam ja ma ei tea, toetab versiooni haldust ja muud taolist, et siis on mõtet seda teha. Üldiselt ma olen kindel, et migreerimise mahtu ja niisugust ajakulu alahinnatakse alati. Et ma ise olen just lõpule jõudmas ühe 1,5 aastase projektiga, mis alguses tundus, et võiks võtta 4-6 kuud aega. Et kogu aeg ei ole sinna läinud, aga puhtalt see, et ka viimased sabad saaks kinni. Okei. Aga see on nagu see vajaduspõhine pool siis võib-olla või
Ma mõtlen, et noh, üks suund on tõenäoliselt ka see, et inimesed tahavad siis katsetada uusi tööriistu puhtalt sellepärast, et need tegelikult võib-olla ei olegi just need ärivajadusele kohanevad või ärivajadustele vastavad, aga lihtsalt tahaks midagi uut katsetada. Või miks? Mul on lihtsalt selline tunne, et nagu kas andmemaailmas on seda tööriistade ja raamistike väljavahetamist rohkem kui sellises klassikalises tarkvaramaailmas ja rakenduste ehitamises. ma ei tea, ma arvan, et ei ole rohkem. Aga ma ei oska seda hästi põhjendada. Aga ma arvan, et see on pigem nii-öelda, kuna kõik on tehnoloogia ja tehnoloogiat ehitatakse nii-öelda sama elutsükliga, siis ma ei näe põhjust, miks see peaks olema väga erinev nii-öelda andmemaailmas võrreldes tarkvaraarenduse maailmaga. Ja ma arvan, et seesama vajaduspõhisus, et noh, andmemaailmas on see, et kui sul on mingi tööriist ja siis ettevõte otsustab tarkvara arendada, ütleme, ma ei tea, kollida pilvesse ja sinu tööriist ei toeta pilveteenuseid, noh siis ei ole rohkem midagi teha. Või kui su regulatiivne asi ütleb, et sul peab olema on-prem lahendus ja see tööriist ei toeta, et sellel ei ole on-prem versiooni, no siis on vaja välja vahetada. Okei. Aga see pool siis, et kui inimesed, näiteks need inimesed, kes seda tööriista varem haldasid, nüüd töölt lahkuvad, et miks siis üldsegist, kuidas nagu tagada seda, et need, noh, et sellepärast nüüd ei pea siis tööriista välja vahetama, et see tundub natukene nagu totter, et ütleme, et ma ostan endale, ma ei tea, kui tuua mingi teine paralleel, on ju, et ma ostan endale Volvo, on ju, ja ma saan seda edasi müüa pärast ainult Volvo omanikele või kes on varem Volvoga sõitnud, on ju, et noh, tegelikult on ju kõik autod nagu justkui mingil määral kattuvad, et miks siis tööriistade puhul, kas seal peab olema nagu nii suured õppimiskõverad või milles see asi on, miks on vaja uute inimestega tihtipeale uusi tööriistu? Ma arvan, et reaalsuses, et see on see pool, mida kardetakse, et noh, meil peab olema kuidagi tulevikukindel tööriist või et me peame saama umbes pilveteenuse pakkujaid vahetada, kuigi keegi kunagi ei tee seda ja muud taolist. Aga pigem ma olen näinud seda, et lihtsalt tulevad uued inimesed või tuleb, ma ei tea, uus ärisuund või midagi muud taolist ja siis nemad tulevad oma tööriistadega justkui sisse. Et noh, ma ei tea, värbad omale customer support inimesed ja kõik on Zendeski kasutajad ja noh, siis järelikult on vaja Zendesk kasutusele võtta. Või et tuleb, ma ei tea, uus chief marketing officer, kes on alati kasutanud Tableau'd ja keeldub Power BI'd kasutamast. Ja noh, selline aspekt tavaliselt ei jõua intervjuu vooru või noh, ei saa kaalukeeleks inimese valimisel. Et siis olenevalt ettevõttest võib-olla võetakse siis Tableau kasutusele. Ja siis ajapikku toimub see, et marketing, okei, et meil tegelikult suur osa kuludest on seotud marketingiga, me peame nende töövoogusid nagu paremini toetama ja siis aasta hiljem on sul juba 30–50% tegevusi elab Tableau peal ja siis mingi hetk tuleb välja, et okei, noh, et õpetame siis teistele inimestele ka ja jääme selle ühe tööriista peale. Ja, okei. Et see on kõik ikka inimestes kinni. Ja samas see tundub nagu selline halb tee, mida mööda minna, eks ole, mulle vähemalt natukene kui niimoodi mõelda, et siis miks mingite kindlate inimeste soovide järgi võib ettevõte sattuda või organisatsioon sattuda justkui mitte kõige optimaalsemale teele tööriistade valiku juures, aga noh, see on vist paratamatus, inimesed ongi erinevad ja sellepärast meil on ka nii palju erinevaid tööriistu, mis sama asja lahendavad. Nojah, seda ma mõtlesingi umbes selle juures, et see ilmselt ei saa inimese valikul kaalukeeleks, et noh, võib neid chief marketing officer võib-olla on sul 5 tükki, keda võrrelda ja siis kaugelt kõige parem neist kasutab Tableau'd, et noh, sa ei jäta nii-öelda kaugelt kõige paremat valimata sellepärast, et sul on võib-olla vaja tööriistasid muuta
sellest jah, lähtuvalt. ja see ei ole see otsustuskoht. Aga mul on sarnasest suunast küsimine nagu andmelao kohta ja andmete arhiveerimise kohta. Et kuidas sinu kogemuse järgi on võimalik nagu toodangubaasi õhukesena hoida, et ei koguneks kõik kogu ajalugu sinna? Miks seda üldse peaks tegema ja kuidas sellest mõelda? Mina üldiselt ütleks, et pigem see oleneb väga, on ju, et kui mahukas see on, sest tänapäeval pilvetehnoloogiates storage ehk siis nagu andmete hoiustamine on juba küllaltki soodne. Et ma ütleks, et sageli see ei pruugi üldse probleem olla, et andmeid andmeaidas siis liiga palju on. Aga kui see muidugi on probleem, sest osadel ettevõtetel Google Analyticsist ja kõikidest muudest kohtadest, kus iga sekund juba metsikult andmeid kogud, seda mahtu tekib nii kiiresti peale ja tegelikult see ei ole nii väärtuslik, aga ettevõtted justkui ikka tahavad, eks ole, seda salvestada ja hoida. Et seal on minu hinnangul kõige parem viis on see, et suhelda äriga, küsida, et mida nemad ajaloolistest andmetest kasutavad. Ja see osa, mida nad kasutavad, agregeerida sellisel kujul, nagu seda on, sest tõenäoliselt see ei muutu, alati on mingisugune cut-off point, kus andmed võiks enam mitte muutuda, ajaloolised andmed ka, eks ole. Ja siis mingi perioodi tagant ongi teha sellised agregatsiooni ajaloo tabelid ja kui on vaja neid toorandmeid siiski arhiveerimise mõttes hoiustada, siis saab jällegi pilveteenuste puhul on see küllaltki lihtne, sellepärast et seal on need erinevad tasemed veel, et kui ütleme, sul on tõesti petabaitides andmeid ja sa hoiustad neid selles nii-öelda aktiivses storage'is, aktiivses hoidlas, siis sa maksad võib-olla keskmiselt palju, aga seal on need ongi erinevad arhiveerimistasemed, kus tegelikult see läheb kümnetes kordades soodsamaks. Lihtsalt sul on see eeldus, et vähemalt minu arust Google'il, ma ei mäleta, võib-olla ka Microsoftil on see, et sul võib olla mingisugune periood, et kui sa nüüd näiteks ütled, et sul läheb neid andmeid vaja, et seal läheb, ma ei tea, kas nädal või midagi enne, kui sa kuidagi need andmed kätte saad. Aga jällegi, kui need ongi arhiveeritud andmed, on ju, mis juhtudel sul peaks olema vajadust, et minna neid andmeid vaatama, ma ei oska öelda. Aga jah, pigem isegi minu soovitus oleks, et lihtsalt teha need agregatsiooni andmed, agregatsiooni tabelid ajaloolistele andmetele ja võib-olla üldse need vanad andmed, mida tegelikult tõenäoliselt keegi ei kasuta, äkki saab lihtsalt ära kustutada ja hoida maailma natukene puhtamana. Okei. Aga ja väga hea. Aga oletame, et sul on siis see, kust sa tõmbad mingi, ütleme, toodangu Postgresi baas, et see on juba terabait või midagi taolist. Et kuidas seda nagu õhemana hoida? Et see ei ole otseselt nii-öelda torumehe ja laomehe töö, aga iseenesest seal tekib selline nagu interaktsioon, et kui me siis osa andmeid toodangust hoiame ainult andmelaos, et siis kuidas me seal selle toote poole peal, mida kliendid kasutavad, et kuidas me siis neid vanu asju näeme või kasutada saame? No seda on minu arust paljudel tööriistadel ka, et kui mingitel veebirakendustel, et sa ei saagi tegelikult teatud ajast tagasi pärida niisama lihtsalt seal veebirakenduses, et siis ongi, sa pead selle GDPR päringu tegema ja keegi kuskilt kaevab sulle su vanad andmed välja. Et minu arust osad pangad kasutavad seda. Ma ei ole proovinud näiteks, kas ma saan neid enda mingi 2005 aasta panga väljavõtteid niisama ise võtta kuskilt Swedist või LHV-st välja, et tõenäoliselt ei saa, nad ei hoiusta neid ju enam oma nendes praegusel hetkel aktiivsetes süsteemides, vaid need ongi kuskil ära arhiveeritud, kui need ei ole
ma ei tea nüüd, mis see pangaseadus on, aga et neid vast ära ei kustutata, aga samas ka ma ei tea, 20 aastat vanad andmed nendega nagunii ei ole tegelikult jällegi midagi teha, on ju, et Ja ma olin 2000-ndate alguses olin Hansapangas, Swedbankis, millal iganes see muutus toimus, siis oli küll paar korda juhtus sellist asja, kus kogu internetipank läks maha, sellepärast et a la Eesti Energia raamatupidaja läks internetipangas konto väljavõtet vaatama. Ja siis tehti baasipäring, mis tagastas ilmselt miljoneid kirjaid ja siis üritati seda kuidagi transportida kliendile. ja. Et mingi lahendus sinna ikkagi ehitati, aga ma täpselt ei tea, mis see lahendus sai olema. Aga see oli täpselt selline koht, et see ilmselt vajab mingit vahekihti. Jah, aga noh, minu tunnetuslik sõnum oleks samamoodi, et kui sul on, ütleme, see allik baas Postgres, mis on näiteks 1 terabait, noh nagunii sa kõike seda 1 terabaiti korraga loodetavasti ei päri oma andmeaita igapäevaselt, et siis sa pärid inkrementaalselt, see tegelikult andmeaita otseselt ei mõjuta ja kui andmeaidas juba on info olemas, et siis on juba selle tootetiimi otsustada, et või noh, äri otsustada põhimõtteliselt, et kui kaua inimestel on üldse vaja mingisuguseid päringuid lihtsalt kuskil UI-s teha, et see on pigem ikkagi üpris harv juht, ma arvan, kui ka inimesed lähevad oma aastate taguseid asju vaatama, mitte ainult pankades, vaid noh, ka mõtlema mingite chatide või emailide või ükskõik mille peale. Noh, email on võib-olla selline asi, mida vaataksid, on ju, aga chatis sa tõenäoliselt ei suudagi scrollida nii kaugele tagasi, et kas sellised asjad on vajalikud. Ma arvan, et see täiesti piisab, kui need on lihtsalt andmeaidas hoiustatud ja kui inimene üks hetk küsib, et mis andmeid teil minu kohta on, siis tegelikult andmeait on see koht, mis selle vastuse ütleb, et mis andmed meil kõik on sinu kohta. Millal selle peale mõtlema peaks? Seepärast ma kujutan ette, et kui sa oled nagu 5 aastat mingit tarkvara ehitanud mingi toote jaoks ja siis avastad, et sul on nagu väga suur mingi keskne tabel või 5 tabelit, mille peal absoluutselt kogu maailm elab, et siis on see nagu päris valus ringi ehitada. Aga samas nagu täiesti alguses ka ei tundu olema mõistlik selle peale panna enne, kui sul mingisugune product market fit on või muud taolist. On sul mingi tunnetus, et või mis on need indikaatorid, mis võiks näidata, et nüüd on õige aeg mõelda selle peale, et kuidas asjad õhukesed hoida? No number 1 minu arust ongi see, et kui päringud lähevad aeglaseks, see on nagu esimene asi, mis näitab ära, et võib-olla on hakanud asjad välja kasvama sellest praegusest lahendusest. Et kindlasti on see migratsioon valus, aga loodetavasti keegi pidevalt monitoorib seda enne, kui klient ütleb, et miks ma nii kaua pean ootama, on see keegi andmebaasi admin või arendaja, kes jälgib lihtsalt, et kui kaua päringud aega võtavad, kuhu maani saab midagi optimeerida ja mingil hetkel, kui see on selline operatiivne baas ja seal on indeksid peal, et noh, need indeksid ju ka muudkui aina kasvavad, et andmebaasidega ja kui neid veel pilves hoida, eks ole, noh seal võivad need kulud ka keskmiselt suureks minna, sest seal ju asjad on tõenäoliselt 24/7 ripuvad seal üleval ja kui on tõesti sellised väga suured mahud, et sealt annaks optimeerida. Aga minu nagu kõhutunnetus on jah see, et nagu siis, kui asjad aeglaseks lähevad, on see, millal mõelda. Teine pool on võib-olla see, et kui rahaliselt on näha, et noh, isegi kõik performib, aga lihtsalt raha läheb juba natukene võib-olla mõttetult palju mingite teenuste üleval hoidmiseks või lihtsalt märgatavalt rohkem kui varasemalt, et noh, tasub nagu teha sellist analüüsi, et mis siis praegu toimub. Et andmepõhiselt lähenemiseks siis sa saad kõrvutada 2 numbrit, et üks on see, et kui palju mul läheks raha selleks, et seda probleemi nii-öelda rahaga lahendada, et lihtsalt seda, ütleme, pilveteenuse juures seda andmebaasi instantsi suurendada.
ja teiselt poolt on siis arvutada, et see läheb, ma ei tea, 2 vennal 6 kuud tööd ja siis arvutad selle töö hinna kokku ja siis vaatad, et millal on mõistlik seda hakata ringi kirjutama, eks. Just, ja siis veel arvestad seda, et kui sa praegu mõtled 6 kuud, siis tegelikult läheb 1,5 aastat, jah, jah, olenevalt süsteemi keerukusest ja mis sinna peale on kõik ehitatud, jah. Aga jah, see on ma arvan, et see on selline asi, et see eeldabki inimesi, kes julgevad otsuseid vastu võtta, sest paratamatult väga keeruline on ette näha, et kas sellised asjad tasuvad ennast ära või mitte, et see inimtööjõu kulu on tõenäoliselt samuti väga suur ja seal on see risk, et kas see üldse tuleb parem süsteem või mitte kokkuvõttes, eks ole, et eriti startup'id ei pruugi ju pool aastat või aasta ette näha, et mis seisus nad selleks hetkeks on. Arusaadav. Et alguses kindlasti ei ole mõtet mõelda selle peale ja oleneb inimeste kogemusest, et millal siis on mõtet mõelda. Ja samamoodi, et see nähtavuse pool, et kui palju sul on, seda mõõdetakse kuidagi vist, et mis on päringu pikk, mingi 99% päringu kestusest või midagi taolist. Ma ei ole seda ise teinud, aga ma olen kuulnud. No nii palju, kui ma olen kokku puutunud, siis tegelikult on ka see klientide tagasiside üks hetk ja kui see jõuab juba kohale, et asjad on aeglased, siis on nagu kindlasti oleks vaja juba midagi mõelda. Okay. Ma uuriks sinult sellist asja, et sa oled andmetiimi juht põhimõtteliselt. Praegu oled ka varasemalt toimetanud, et kuidas otsustada, et mis inimesi meeskonda on vaja ja kuidas see meeskond struktureerida, et mis rollid, kuidas hakata lähenema, kui sa saad aru, et sul justkui oleks kedagi vaja, aga mis oskustega ja milliseid inimesi ja kui palju, et kuidas seda hakata nullist näiteks üles ehitama? See on, ühelt poolt on hästi lihtne ja kiire vastus. Ma kunagi kirjutasin 5 artiklit selle kohta. Lühikokkuvõte, mingi paarkümmend lehekülge, et kuidas sellele läheneda. Et see on nagu päris suur ja lai teema. Aga mina enda peas, minu mõttemudel on see, et midagi muuta, ehk siis kedagi palgata ja mingisuguse töö jaoks on mõtet siis, kui on mingi kindel pudelikael. Ja kas või nende analüütiku värbamiseks või andmeanalüüsi tegemiseks üldse, see eeldab, et mingid andmed on. Ja et keegi tahab paremini teha ja et seal on mingisugunegi ülekattuvus. Et kui sul on ainult kord 6 vaatad konto väljavõtet, siis sul ei ole nagu analüütikut mõtet võtta, kuna seal ei ole midagi teha. Ja ma arvan, et sealt edasi see areneb suhteliselt loogiliselt, et kui mingid andmed on või kui sa oled tooteettevõte ja ise kirjutad oma tarkvara ja tekitad ise neid andmeid ja siis seal juures on analüütik, siis hästi kiiresti selgub, et okei, meil on mingisugune analüüs, mille abil me näeme mingeid numbreid ja see alguses ilmselt üldse ei vasta nagu kellegi kõhutundele või reaalsele elule, siis me jõuame kõik sinna andmekvaliteedi, või kvaliteet ei ole otseselt teema, aga lihtsalt nagu, et kui suur hulk sellest äriprotsessist on siis nagu andmetega kaetud, et see annab mingisuguse realistliku pildi ja eelise kõhutunde kasutamise ees. Et see on see esimene samm. Teine suur samm on see, et kui siis juba on mõned analüütikud ja see analüüsiprotsess läheb hästi aeglaseks, et siis on juba andmeladu vaja. See investeering on päris suur ja pikaajaline jällegi, aga selle tulemusena saab nagu analüütiku tööd palju kiiremini teha. Ja siis me jõuame kõik sinna masinõppe ja muude taoliste asjade juurde. Aga need on kõik sellised päris pika tasuvusajaga tegevused. Okei, aga et esimesena võiks tegelikult olla andmeanalüütik põhimõtteliselt siis ma arvan, jah. Või alati on, ma ei tea, kas pigem ikka alati jah, on hea alguses omata suhteliselt laia profiiliga inimesi.
et kui sul on osa andmeid on kuskil mingisuguses välises teenuses ja teine osa on Excelis ja kolmas osa on raamatupidamistarkvaras, siis ei ole mõtet võtta inimest, kes oskab ainult SQL-i kirjutada või oskab ainult Excelit teha. Et sul on vaja need andmed ilmselt mingil kujul kuskile kokku tõsta. See ei pea olema andmeladu üldse, see võib olla Excel või Google Sheets või midagi muud taolist. Aga et mingi pisut laiem oskuste pagas peaks seal olema. Aga see on üldine, et igas valdkonnas sa alguses ei tea, mida täpselt on vaja teha, järelikult on sul vaja generalisti. Ja siis aja möödudes, mida täpsemaks need vajadused muutuvad, mida spetsiifilisem on see pudelikael, seda rohkem on rakendust juba spetsialistidele. Jah. Okei, aga mitmes inimene see andmeanalüütik peaks kogu ettevõttes olema? Oskad sa seda öelda? Me räägime siin ütleme alustavast tooteettevõttest, kes ise tarkvara kirjutab või? Näiteks? Esimese 10 hulgas võiks olla. Samas ma ei ole ise seda läbi teinud. Kuna ma olen olnud andmelao poole peal, siis need andmelao inimesed tekivad seal siis, kui on juba mitukümmend inimest. Jah. Aga oleneb, et kui seal on tarkvaraarendaja, kes paneb selle mingi Postgresi baasi külge, paneb mingi visualiseerimistarkvara, kuhu saab päringuid kirjutada, siis see ilmselt toidab nagu väga kaua. Kuidas Starshipis umbes oli, mitmendana siis seal andmeinsenerid näiteks tulid? Tead sa umbes või? Mina olin teine enne mind. Mõni kuu enne mind alustas Tarmo Tali selle andmelao ehitamisega. Ma arvan, ta oli äkki ikkagi mitukümmend inimest oli ettevõttes olemas selleks ajaks. Ja ma arvan, et äkki ma olin seal 80 või nii. Okay. Aga sinna alla kuulusid ka need robotioperaatorid ja muud, et nii-öelda kogu inženieringu poole peal oli 40 inimest äkki maksimaalselt. Ja. Ja see oli täpselt see pudelikael, et kuulge, et meil on nüüd mitu robotit. Et ühe roboti sees optimiseerimisega oli jõutud kuskile maale, aga meil on nüüd mitu robotit, et me tahaks üle mitme roboti näha, et mis toimub. Et kui nad sõidavad mingi hulga kilomeetreid. Ja. Nojah, see on ikka see, et sul tekib mingi konkreetne probleem, millele enam olemasolevad inimesed lahendust ei oska pakkuda või nagu oskaks, aga selle jaoks on vaja võib-olla uusi inimesi siis selle uudse probleemi jaoks tõenäoliselt. Jah, et oleneb, kust vaadata on ju, et ettevõtte mõttes otsitakse spetsialisti, kes teeb andmeladu on ju. Aga samamoodi selle esimese andmelao inimene tegelikult oleks hea, kui ta oleks nii-öelda andmelao laonduses laiade oskustega. Et sul on vaja võib-olla Pythonit kirjutada, võib-olla on vaja mingeid transformatsioone kirjutada, võib-olla on vaja üldse mingeid kuskilt API-dest midagi importida. Et kui sa oled ainult, ütleme, mingisugune SQL serveri andmebaasi administraator, siis see pigem ei pruugi olla hea fit andmelao nii-öelda esimeseks andmelao ehitajaks. Aga oleneb. Ma olen üldiselt nõus ja selles suhtes see generalisti vaade on tegelikult väga õige, sest ongi ju esimene, kes seda andmeladu või andmeaita hakkab ehitama, peab suutma näha üpriski laia pilti, pluss tegelikult olema justkui nagu ärianalüütik ka, et ta saab aru, et mis need nõuded on, et kus kohast üldse hakata seda kõike ehitama. Et seal peab väga või üpriski laia profiiliga olema. Aga et kuidas seda võib-olla paljudel Eesti ettevõtetel ei ole väga andmelahendusi, eriti just väikestel ettevõtetel, et kas, mis seal võiks olla mingisugused nipid, et nemad saaksid kiiremini ree peale? Ma tulen tagasi selle juurde, et andmelao ehitamine on ja andmeanalüüs on suhteliselt pikaajalise tasuvusega tegevus. Pikaajalise tasuvusega tegevus. Et kui seda pudelikaela ei tunnetata või ei osata sellest mõelda või seda näha,
siis tuleks pigem alustada sellest, et, et olen kohanud sellist asja nagu andmeaudit, mida tehakse, et mis andmeid teil on, millist analüüsi selle pealt oleks võimalik teha ja mida siis sellega edasi peale hakata. Et kas milliseid tööriistu juba kasutusele võtta, võib-olla olemasolevatel inimestel on oskused olemas midagi peale hakata, lihtsalt kui tööriist oleks olemas, või midagi muud taolist. Ma arvan, et nii-öelda hästi üldise vaatega on alustuspunkt või pudelikael selles teadlikkuses ja mõttemudelite olemasolus või nende tekitamises. Aga ma tulen tagasi korra selle esimese andmeinimese juurde, et üks on tehnilised oskused, aga eriti oluline esimeste inimeste puhul on see suhtlemisoskus. Et see ilma selleta ei saa. Et andmeladu, ma olen ühe korra teinud ühe ettekande, mis läks paljudest kuulajatest täiesti mööda, kus ma rääkisin sellest, kuidas andmeinseneeri töö on kommunikatsioonitöö. Tegelikult me ei ehita midagi. Me paneme suhtlema omavahel erinevad süsteemid, olemasolevad süsteemid. Me ei programmeeri andmeladu iseenesest. Võtame mingi algsüsteemi, teeme sinna mingi liidese ja siis võtame andmelaosüsteemi, teeme sinna, paneme teise toru otsa sinna külge ja siis on mingi aktiivne tükk, mis seda siis käitab. Et see on nii tehnilises mõttes kui inimeste mõttes on see hästi palju kommunikatsioon ja suhtlemine ja selgitamine. Samamoodi võib sul olla suurepärane andmeladu, mida mitte keegi ei kasuta. Ja siis see on lihtsalt kulu ja mitte kasu. Ma arvan, et see on hästi oluline aspekt. See on väga huvitav mõte. Tegelikult andmeladu ja andmelao ehitamine on natukene nagu need inimesed, kes korraldavad selliseid suuri pidusid ja networking üritusi, eks ole, et sa kogud igalt poolt kokku ja siis samal ajal ka jagad laiali kõik, et kõik saaksid omavahel justkui paremini läbi ja 1 + 1 hakkaks 3 võrduma. Just. Võib-olla samast kohast jätkates, et andmetöös, mis on kui hästi lai, aga samas sa küsisid ka päris laialt, et mis on sinu kogemuse järgi need andmetega töötamises aspektid, mis on kas nähtamatud või alahinnatud. Ma selle kommunikatsiooni tõin nagu välja ühe aspektina, mis võib-olla ei turgata esimese asjana pähe, aga oled sa midagi veel kohanud? Mis oleks nähtamatu andmeaitadega töötlemisel? Või alahinnatud. See võib olla nii spetsiifiline kui üldine. Ma nõustun väga, et see kommunikatsioon on tegelikult seal see üks olulisi asju. Ma ütleks ka, et selline järjepidevus võib olla, et natukene samamoodi, nagu me täna juba arutlesime, et inimesed valivad tihtipeale selliseid tööriistu võib-olla, mida nad lihtsalt tahavad katsetada või mis ei ole otseselt ärile kõige kasulikumad, aga selline kas järjekindlus või otsusekindlus selles osas, et see ei pea olema sinu enda lemmiktööriist senikaua, kuni tegelikult see on ärile paremini kasutatav, toob rohkem väärtust, et sa suudad selliseid otsuseid teha. See on kindlasti üks asi, mis on nagu natukene peidetud, et see ei ole nagu selline ka inimesele peale vaadates või intervjuud tehes, eks ole, see ei ole koheselt märgatav, see tekibki sellised arusaamad hiljem. Ja mina ütleks, et tegelikult selline mõistlik iseseisvus ja asjade eest vastutamine, et need on nagu üldised asjad, need on, ma arvan, et igas töös olulised, aga et sa suudad olla ühest küljest piisavalt iseseisev oma toimetamistes ja võtta vastutuse nende juppide eest, mis sina oled teinud,
et sellised inimesed, kellel need oskused on, nad võib-olla tulevad paremini esile kui need, kes ei võta nii kergesti vastutust enda töö eest. Ma ei tea, kas lõpetuseks, aga mul on jätkuküsimus siia kohe, et kuidas sa seda intervjuul hindaksid? Või kuidas sa küsiksid seda, et kas on omaniku tunnetus? No ma arvan, et üks asi, mis seda näitab, on küsida see, et mille üle sa uhke oled ja võib-olla siis ka see, et kus on näiteks, mis on nagu kogemused, kus sa tunned, et sa fail isid põhimõtteliselt. Et kas inimene suudab võtta vastutust mingite olukordade eest, kus ta ebaõnnestus ja kas tal on nagu samas seda omaniku tunnet, et sa näed, et ta tunneb, et need süsteemid justkui, mis ta on ehitanud, ongi nagu tema omad või tema nagu käepikendus. Et see on nagu, kui ma olen päris palju töötanud erinevates konsultatsiooniga seotud sellistes rollides ja seal on näha seda, et tegelikult kui sa oled hea konsultant, siis sa peaks sulanduma justkui sellesse meeskonda, kelle heaks sa tööd teed, et sa ei ole enam nagu selline väline teenusepakkuja, vaid sa mõtled nagu sa oleks osa sellest ettevõttest ja sa panustad, sul on küll selline kliendisuhe, sa oled mõnes mõttes nagu väline partner, aga sa peaksid hingama justkui ikkagi oma seda kliendi elu, et sa tunned nagu, et see töö, mis sa teed, on väärtuslik mitte sellepärast, et sa teenid sellega raha, vaid sellepärast, et see on su kliendile väärtuslik. Et sa nii-öelda mitte päris ei ehita maja enda jaoks, aga päris ei ehita maja ka müügiks ainult, vaid sa ikkagi ehitad müügiks, aga sa ise elad seal sees mõnda aega eelnevalt. Jah, just, see on väga hea paralleel, jah. Et sa tead, et seal on kõik korras ja sa julged seda järgmisele inimesele edasi müüa. Ma olen ise küsinud sellise küsimuse sama suunitlusega, et kust töö tuleb? Ja siis ma olen täpsustanud, et kes tiketeid teeb või kust tuleb see igapäevane tegevus. Siis ma olen sealt ka päris huvitavaid vastuseid saanud. Mul on tunne, et see nagu, vähemalt mu eesmärk on saada samast asjast aru. Ja seal on päris suur vahe, jah, et kas tegemist on, et enamasti on see just Indiast ja sealtkandist nii-öelda teenust pakkuvatest riikidest pärit inimesed, kes intervjuudes tihtipeale ütlevad, et mingi manager teeb või taskid tulevad kuskilt ja töö saab otsa siis, kui taskid saavad tehtud ja saavad otsa. See ei viita nagu omanikutundele. Aga sealt saab edasi uurida. Ja. See on ka väga õige punkt, jah, et tegelikult ongi, et kui sa ise oled selles süsteemis ja näiteks selle kliendiga nii sees on ju, siis sa oled ise see, kes neid tiketeid hakkab looma, sest sa tahad ise seda asja paremaks teha. Okei, sa ei tea kõike neid ärinüansse seal võib-olla, aga jällegi äri ei pruugi teada neid tehnilisi nüansse, mida sina näed. Ja kui sa neid välja ei too, siis ega keegi ei saa kunagi nendest teada, on ju, siis ongi see, et sa pead ise proovima pingutama ja miks mitte ka äris kaasa mõtlema. Nii, aga tänaseks võib mõtlemise lõpetada. Hästi. Aitäh, Kristof. Just. Aitäh, Lauri.